Tervist kõigile minu poolt. Järva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirja esimene lugemine. Et antud eeskiri on siis vajalik selleks, et ühtlustada liitumise ja kasutamise tingimusi üle Järva valla. Senini kehtisid endiste valdade liitumise ja kasutamise eeskirjad. Kahjuks puudus Albu vallal üldse sisse nimetatud eeskiri ja siiani siis kasutas vee-ettevõtja Imavere valla oma seal piirkonnas. Kõige olulisemad muudatused, et ma ei hakkaks teile kindlasti tervet seda ju siin ette lugema, et tooksin välja siis olulisemad, oleks see, et näiteks kastmisvee hinna kujunemisel ei arvestata siis reovee tariifist vabastamist. See on siis välja arvatud ainult tehnoloogilises protsessis kasutatava mittekanaliseeritava vee tarbimisel. Ja sellest tulenevalt, kus näiteks juba on paigaldatud kastmisvee arvestid, et paigaldatud arvestid võivad alles jääda kliendile siis informatiivsel eesmärgil, aga tulevikus siis neid arvesteid ei ole vaja enam paigaldada. Ja kui tekib eriolukordi, siis vallavalitsus vallavalitsusel on õigus siis piirata ühisveevärgi vee kasutamist kastmiseks. Antud hetkel see on tegelikult saanud üsna suureks probleemiks üldse joogivee nii-öelda kättesaadavus. Ja selleks on praegusel hetkel vajalik just minna seda suunda, et me ei kasutaks oma puhastatud joogivett kastmiseks ära, vaid ikkagi inimesed peaksid mõtlema selle peale, et kastmisveeks kasutada siis kogutud sademevett. Et see on nagu selles suhtes antud hetkel kindlasti üks oluline aspekt. Me oleme antud eeskirja koostamisel teinud väga suurt koostööd vee-ettevõtjatega. Kuna see eeskiri on esimesel lugemisel, ootame teie ettepanekuid 16. detsembriks. Hilisemalt? Okei. Et sel juhul, kui te olete esitanud oma ettepanekud, kindlasti arutame need läbi vee-ettevõtjatega ja saame tulla teise lugemise juures siis juba vastavate muudatustega. Aitäh! Ester on. Tähendab, ma ikkagi küsin üle seda sama kastmisvee hinna arvestamist. Et kas ma saan õigesti aru, et seda ei saa nagu reovee hinnast välja arvata? Jah, tulevikus ei arvata. Maksad ka selle kastmisvee eest reovee hinda? Täishinda. No siis nagu reovee hind ei olegi, siis on lihtsalt vee hind. See on lihtsalt tarvitamist võetakse kui reovee. Ei no mõtlen. Ei no meil on oma vesi, aga ühiskanalisatsioonile. Aga kas Järva vallas on see probleemiks kuskil? On. Ahulas näiteks on väga suureks probleemiks, et kui suvel kasutati väga palju kastmiseks seal piirkonnas, siis see nii-öelda trassidesse rõhutase langes väga suuresti. Ma ütleks ka Esterile, et tänapäeval tehakse vee puhastamiseks ka suuri kulutusi. Ei ole mõttekas teha kulutusi, puhastada vesi ära ja sellega kasta. Et tänapäeval need nõuded on nii karmid ja mina olen ka selle poolt, see võiks kool. Ei lihtsalt meil sellepärast, et meil on oma kaaned. Vaat see on teine asi. Külvar oli ka käsi püsti. Mul on see küsimus, et kui see on töös, kas selle osad on nagu uuritud, et kas see ka läheb kokku nagu sellise laiema veekasutuse ja kanalisatsiooni, sest me teame väga paljudes piirkondades on täna rajatud veevärgid, kanalisatsioonid, kasutuskohtades ongi ka vanad kaevud lõpetatud tegevused, et me ei pane nagu oma elanikke nagu mingisse sundseisude kahvlisse, et on seda vaadatud nagu suure piltiga ka.
no selles suhtes see ettepanek tuli tegelikult eelkõige just vee-ettevõtjatelt, kes näevad neid probleemkohti ju nii-öelda esimesena. Ja me näeme, et see on mõistlik just seetõttu, nagu ma ütlesin, joogivee nii-öelda kättesaadavus on järjepidevalt nagu probleem. Et me kulutamegi, nagu antud hetkel Imot ütles, niivõrd palju raha selle peale, et ära puhastada see vesi ja siis me lihtsalt kastame sellega. Et need nii-öelda ei ole omavahel antud hetkel seoses. Praegusel hetkel on vajalik liikuda seda teemat pidi, et see kastmisvesi siis panna just selle tariifiga seotud. Umbes vesi tuleb siis suurt puhastust. Eks ei ole. On ikkagi filtrid ja asjad on ju vahel. Filtrid ja asjad on seal vahel, jah, okei. No igal pool ei ole. Nii enam. Enamustes siiski on reovee. Sõltub vee kvaliteetist, kui see muu peal tuleb. Jaa, aga enamustes pumplates siiski on igasugused filtrid ja süsteemid vahel. Mul on küsimus. No küsime. Küsimus, et kui palju meie piirkondades seda vett puhastatakse sellega probleemi. Sest meil paljudes piirkondades on ikkagi, kui tuletõrje ju needsamad trassid peale tuletõrje trante varustavad trassid ja enamust on ju maailm. Ja et see lööb ikka kõige rohkem vanemad inimesi, kes ikka ilmselt kasvatavad asju, et noorema põlvkond võib läi. Ja see ei mõju, aga just pensionärid ja need, kes arvastavad aias midagi kasvatada ja meil ei ole võimekust ka ja kuskilt rändetega ligitassiks, et me just oma vanemale põlvkondadega teeme sellega äkki väga veel. Ütleme, vanem põlvkond väga tihti ka mõistab sademevee nii-öelda kasulikkust siis praegusel hetkel, et kasutada ära kastmiseks. Seda tuleb propageerida järjest rohkem. Kui me rääkisime, ütleme, kevade poole täpselt samamoodi näiteks nende lillealade loomist. Üks osa sellest on täpselt samamoodi see kastmisvee kogumine just selleks, et suunatada kastmisse. Või sademevee kogumine, et suunata kastmisse. Et kui selles suhtes teil tuleb selle eeskirja lugemise jooksul küsimusi, ettepanekuid, pange meili peale ja me vee-ettevõtjatega koostöös saame teile anda vastuse. Jah, et siis ei ole ju enam vajadust seda hinda kaheks lüüa, et vesi ja kanalisatsiooni hind, et siis ongi ju üks vee hind, eks ole. Esimene enda oma kanalisatsioon on ühise. Okei. Ja teine asi on see, et korrusmajadel on need majadest need väljavõttetorud, eks ju, et kus reaalselt lähebki voolikuga aiamaale, et siis maksabki reoveest ka. Sest kahjuks väga tihti ka kortermajade juures ei kasutata mitte ainult seda vett kastmiseks, vaid võetakse sealt ka näiteks oma auto pesemiseks. No jah, kes lubab seal majas ikka autot pesta. Aga kahjuks on neid olukordi. Timo, kes teeb? Ma ütleks, Meelis küsis siin, mina ütleks näiteks endise Koeru valla, sest meil ei ole Koeru valla algusest saadik, kui me oleme kogu aeg olnud see süsteem. Kastmiseks me ei ole erinevaid hindasid teinud ja läheb kogu aeg niimoodi. Ja Koeru vallas ei ole ühtegi külades ühtegi pumbamaja, kus ei oleks filtreid ees puhastust. Sest tänapäeval need nõuded on ikka nii, et ilma filtrita sa enam ei saa müüa. See on erandkorras võib-olla kuskil. Tähendab peale, mul on selline küsimus, et kas, kui see kortermajadest on juttu, kas need vee-ettevõtja sõlminud lepingud ühistuga või siis üksikute klientidega? Ühistuga. Kõik on ühistutega. Ja siis seda eelnõud nagu ongi ette valmistamas on vee-ettevõtjad. Koos meiega. Aga kui suur see kastmisvee kogus siis on et kas see on märkimisväärne? Üsnagi. Ma ei oska peast kogust tuua antud hetkel, aga vee-ettevõtjad näevad, et see on probleem. Külvar vahepeal. Lihtsalt võib-olla küsimise mõttis koos, et tead, et vahepeal suvised perioodid oli täiesti joogiveega probleemid ja siis
siis keelati joogiveega peenarde kastmine. Nüüd, kui me praegu tekitame olukorra, kus me läbi selle kanalisatsiooni hinna survestame seda joogiveed mitte kasutada, et kas, kuna praegu eelnõus on niisuguse tekstina sees, siis me sellega ei tekita mingit nagu lisaolukorda meie elanikele, veetarbijatele ja siin jagame 2 ka veel, et on saanud kortermajad, kus reaalselt selle viimane korralduse peale välistatud, okei. Nüüd pigem on siis saadame sõnumid, et see vesi siis nagu põhimõtteliselt kasvas vees küsib nagu täis hinda ja tegelikult veepuudust meil nagu ei ole. Et see ongi praegu see, mis tuleb nagu teistpidi välja, et tuleks ühelt poolt puhta vee tarbimist nagu piirata või normaliseerida, siis nagu üks sõnum ja teine on see, et siis kui tahate, siis kasta, aga maksate selle eest 2 korda rohkem. Kas selle eelnõu tegemise käigus ei tekkinud seda diskussiooni mõtlemise kohta, et mis, üks on see, et ma saan aru, et vee-ettevõtjad on hädas, et puhast vett, joogivett ei jätka mingitel hetkedel, mis suuda survet hoida ja siis, kui on käib kastmine, suuda reguleerida sellest 12 moodi. Tõsta veelgi, jah? Võib absoluutselt teha. Aga see ei piira nagu kasutamist. Siis ta piirab, kui su raha ei ole. Meelisel oli ka. Saastaja maksu. Et mul on hoopis teine küsimus, et ma keelan, et jah, et sademega kasutamist see, et nüüd 2 aastat on küll see peaaegu võimatu, et see pole üldse sadanud meil suvel, aga see teine, mul on selline küsimus, et ma olen nagu vaadanud ise, et meil oleme siin suure raha eest üheka piirkondasid välja ehitanud, aga lihtsalt osa inimesed on nagu, et ei liitu sellega, et kas võiks olla mingi soodustus näiteks, et trasside ehitamise käigus inimene ikkagi kindlasti liituks oma majaga selle ÜEK-ga või oleks siis mingid kohustused või et ÜEK piirkonnaga, sest ma tean niisuguseid juhuseid, et terve küla ühines ÜEK-ga üks